Miks me siin hind üleval ei ole pandud, et kas need on kõik tasuta? Põhimõtteliselt küll, et me oleme siin selleks tegelikult rohkem, et aidata Mustamäe kiriku ehitamist. Ja kes on valmis ja kellel on võimalik, siis me hea meelega ootame annetust kasti Mustamäe kiriku ehitamiseks. Aga kellel ei ole, maitseb meie tehtud pannkuhke, oma tehtud moosi, mis on peal, ja loomulikult oma tehtud leiba. Elades ja surres ka, arm, kes vaim on eluvägi, allustõde sõnaga, arm, kes kõik mul kasuks tegi, et ta saaks mind aidata, arm su päralt olen ma. Täna on meil siin Kiili tänava 9 Mustamäe kirikuaia päevad. Ja praegu on juba keskpäev, päike paistab, rahvast on palju ja nagu ümberringi on näha, rahvas ei ole mitte ükskõikne, aga käib telgist telki. No mis me siin telgis teeme? Meil on heategevusüritus. Tegelikult eesmärk on, et siia Kiili tänavale siin samas, kus me praegu seisame, oleks tulevikus Eesti Evangeelse Luterliku kiriku Mustamäe koguduse oma maja. Ja see maja ei ole mitte ainult üks pühakoda, vaid tegelikult siia saab olema siis muuhulgas ka nii supikööki kui heategevuskohta, kui ka siin saab olema koolituskeskus ehk kõik see, mida ühes sotsiaalkeskuses on vaja, saab ka siia kirikuhoonesse. Ja kuidas me seda raha siis aitame koguda? Me oleme korraldanud siia heategevuskohvikut. Kohvikutes näiteks minagi eile õhtu küpsetasin siin pitsat, et täna jagada seda siinsetele külalistele ja annetuskarpi siis koguda raha. Ja loodan mõne tunni pärast ka kogutud raha Mustamäe Keskerakonna piirkonna nimel siis anda siin kiriku rahvale üle. Nii et mina olen siin täna nii abilinnapeana, aga ka Keskerakonna Mustamäe piirkonna juhina. Elades ja surres ka, arm, kes sa mind oled võitnud, armastuse väega ja mind elu külge köitnud, hellusega tõega. Keskerakondlik linnavalitsus on kõvasti tegelikult toetanud kirikuid, et tuletaks meelde, et mõnda aega tagasi me saime just Lasnamäel õigeusu kiriku valmis ehitatud ja see on teine etapp, kus me ka Mustamäel tahame sakraalehitise valmis ehitada ja siis luteri usku hakatakse viljelema. Et kindlasti me näeme seda, et pühakodadel on väga suur roll Tallinnas ja nad kindlasti aitavad meie ühiskonda väga paljudes küsimustes. Aitäh kutsumast ja palju õnne toreda ilusa päeva ja suure sündmuse puhul 4. korda, eks ole, on juba kogudus siin aiapidu korraldamas. Suurepärane. Räägime elust ja elutingimustest Mustamäel. Kuna Mustamäel me oleme ja siia tuleb üks ilus tempel, ilus kirik Mustamäele, siis Mustamäe on see õige paik, kus elavad inimesed, kes saavad kiriku, aga siin elab väga palju teisi loomi ka. Lausa päris palju. Mustamäe on roheline. Tallinna linn tegelikult on tervenisti üsna roheline. No mõned uued rajoonid
suhteliselt uued rajoonid nagu Lasnamäe näiteks nii roheline ei ole, kui peaks. Mustamäe on algupäraselt roheline. Siin on parke, siin on voolav vesi. Siin Mustamäel, suurel Mustamäel on väga mitmekesised maastikuvormid. Siin on niidud, tegelikult puisniidud, loomulikult nad on kultuursed puisniidud, kogu aeg hooldatakse neid, kuid siin on tõepoolest väga paljudele loomaliikidele praktiliselt eksisteerivad elutingimused, mis on täiesti sobivad. Räägime võib-olla nendest natukene, sest mingit kahtlust ju ei ole. Kõik loomad, ka herilased, skorpionid, mürgised ja mittemürgised maad, absoluutselt kõik, on loomariigi liigid, täisõiguslased, ka kiskjad, ka parasiidid. No näiteks selline ütlemine, nagu et voodilutikas on saatana loodud. See ei pea paika, ei saa paika pidada. Saatan on ta olemas või mitte, aga igal juhul saatan ei loo mitte kedagi. Kõik on Jumala loomad. Arm, kes sa siin kannatasid, mu eest surma astust. Arm, kes nõnda